Need noored minu selja taga lõpetavad täna põhikooli. Nad on rõõmsad. Kuid tegelikult on see pilt petlik, sellepärast, et paljud neist on väga mures. Nende peas ketrab ainuke mõte, kas ma saan edasi gümnaasiumisse ja kui ei saa, siis mis saab minust edasi. Eriti kurnavaks teeb olukorra see, et nii mõnigi neist saab vastuse teada alles augusti keskpaigas. Minu jaoks on see olnud päris hull ikkagi, sest juba eksamiteks ja ühiskatseteks õppimine on hästi raske. Siis tuleb see, et nüüd tuleb suvi, aga siis lõpuks sa lihtsalt ootad terve suvi, et kas ma saan kuhugi sisse. Ma säilitan külma rahu ja ikka reaalsus on, et ma tahan gümnaasiumisse pääseda. Ja mina lapsevanemana olen nagu väga mures. Isegi kui laps on väga tubli olnud, õppinud 5, isegi praegust 5 või 3-4 ei ole siiani neid kutseid tulnud veel. Ja ta jõudis juba selle küsimuse ära küsida, et aga kellel meil üldse vaja on, kui ma ei saagi kuskil edasi õppida. Linna haridusametnik soovib vanemaid ja lapsi rahustada. Kohti oli täna hommikusega täitmata kusagil 370. Et kui palju loobuvad, kui paljud saavad mitu kutset korraga, et seal on see, et iga 3 päeva pärast tehakse uued kutsed. Tartus on sel sügisel gümnaasiumikohti kokku 1297 ja põhikooli lõpetajaid umbes 1500. Eelnevad aastad on aga näidanud, et umbes 1/3 Tartu gümnaasiumiõpilastest on väljaspoolt, mis tähendab, et kõik Tartu põhikooli lõpetajad gümnaasiumis oma haridusteed jätkata ei saa. Kui me rõhutame pidevalt, et Eesti tulevik on tark ja haritud rahvas, siis miks ei luba meie haridussüsteem kõigil põhikooli lõpetajatel, kes seda soovivad, gümnaasiumis edasi õppida? Kõik ei peagi veel gümnaasiumisse astuma. Me ei saa seda ära unustada, et meil on üle 1000 kutsehariduse õppekoha Tartu linnas. Et ka seal on tugevad erialad. Näiteks iluteenindus oli sellel aastal üle 10 õpilase koha peale. Küsimus on selles, et milleks tühja tuult tallata, kui lapsile see teema ei huvita. Miks peaks laps minema sellise õppeasutusse, mille lõpetades ta nagunii sellel erialal tööle ei lähe, teda ei huvita see. Ja sellest on ka tehtud uuringud, et ligi 90% nendest noortest, kes täpselt 15-16 valivad mingi elukutse, siis tegelikult elus mitte kunagi sellele elukutsel tööle ei hakka. Nii et tegelikult ühtipidi on see nagu maha visatud raha. Tartu haridusosakonna esindaja toob välja, et lisaks kutsele saab kutsekoolis omandada ka keskhariduse. Praegu on kutsekoolides 4-aastased õppekavad, kus on väga suur maht üldainetel. Ja väga suur potentsiaal on sealt edasi minna kõrgkooli või rakenduslikku kõrgkooli. Ja kui keegi üritab väita, et Voko näiteks annab samasugust gümnaasiumiharidust, siis see ei vasta tõele. Et seda üritatakse lihtsalt näidata, sest aga et Vokost edasi minna kuskile arstiks õppima näiteks on ju, siis see peab inimene, see on võimalik. Kindlasti neid asju on olemas, aga see inimene peab täiendavalt veel õppima selle Voko kõrvalt. No näed sa ennast kutsekoolis? Väga ei näe, ma tahaks ikka gümnaasiumisse, see sobib. Ma tunnen, et see sobib paremini. Parem on käia nooremana koolis ära ja siis eriala jõuad sa kogu elu õppida. Ma arvan, et miks see konkurss on nii suur ja võib-olla pinge ongi praegu, et need suured lennud lõpetavad. Ja selle tõttu on ka tihedam võib-olla see konkurss gümnaasiumitesse. Kuid minu arust olid see teada juba siis, kui lapsed põhikooli astusid, et siis, kui nad olid 6 või 7 aastased. Ja seda on siis juba circa 9 aastat tagasi, et oleks võinud selle probleemiga tegeleda juba 9 aastat. Võib-olla tõesti, et oleks pidanud nagu võib-olla Tartu linna veel ühe riigigümnaasiumi looma. Et see oleks olnud üks lahendus? Jah.